Sattus ka nagu silma all, kerisin nagu oma neid klippe korraks ja kuidagi nagu tekkis selline no mitte nagu oksetunne, aga noh, niimoodi, et tubli poiss, et räägid nagu ilusatest asjadest ja innustad ennast ja teisi ja võib-olla mõnda inimest. Ja kas ikka selline nagu noh, selline nägu nagu räägib nagu, et see on nii ja see on naa ja noh, ongi, eks ju, õpetaja räägibki 100 korda endale ja õpilasele ja sõber räägib sõbrale ja lähedasele, ülemus oma töölisele, aga noh, läbi rääkimise, rääkimine on ka üks tähtis energia, informatsiooni edastamise selline kruv ja üks osa siis armastusest, lahutamatu osake, eks ju, et ega see sõna ei pruugi väljendada kogu nagu sügavust, aga inimene, kes teab selle sõna noh, mingid tasandid ja mõõtmed, ta saab aru läbi selle sõna, eks ju. Ta võib küll oma rada minna, eks ju, kuidas ta aru saab ja kuidas see teda kõnetab. Et see on kõik okei, aga siis protsentuaalselt vaadatuna on jõle naljakas, et kuidas siis maailmas, eriti siis selline kuldse ajastu hällis praegu võib nii öelda, et noh, et inimesed nagu ärkavad, et ütleme mingi 30 aastat tagasi, noh, kui ma rääkisin seal reinkarnatsioonist või hingest või see joogavärk oli nagu suhteliselt Eesti tänavatel no niimoodi kauge maa, et inimesed nagu noh, nüüd on see nagu tavaline üks osa elust, eks ju, seal puude kallistajad, lamemaalased, jooga, ulmevärk, ma ei tea, ufod, hing, transcendentaalsed teadmised, igast infi, eks ju. Et see on hästi popp, igast festivalid hästi lahedad ja noh, spirituaalsed, kus ei olegi no sea lõikamine ja viina joomine ainult, eks ju, või õlle joomine, et sellised positiivsed teadust tõstvad festivalid ja retriidid ja koolitused ja kuidas saada paremaks inimeseks ja kõik see on nagu noh, super. Ja osa siis sellest õndsusest või loomulikust hinge armastuse seisundist. Aga kogu selle jutu vada nagu point on selles, et see on tähtis osa, aga protsentuaalselt on niivõrd suur. Kõik nagu targutavad, räägivad, innustavad ennast ja teisi, aga see teadvustamine, kõik nagu teavad midagi millegist. Ja tahavad seda edasi anda ja oskavadki edasi anda ja mõnel õnnestub väga hästi seda edasi anda. Aga siis selline argipäeva hoolitsus ja üksteise eest nagu, ma ei tea, peenel tasemel palvetamine, märkamine just läbi nagu tegude. No, et sa tuled kohale või jõuad kohale inimese suhtes, eks ju. Kui ta seal ennast avab, et noh, see kaastunne ja abivalmidus ja et see protsent on ikka nii väike iseenda puhul ja teiste puhul ka, aga noh, see väline osa, mis on tähtis osa tervikust, millest ma pikalt ees rääkisin, on päris hea juba. Nüüd tuleks minul ja teistel jõuda ka siis nagu argipäevas nagu tegudeni. Et siis see annaks nagu seda vundamenti, see on nagu vundament, et nagu reaalselt keegi nagu olemas, kellel on aega sinu jaoks, eks sind ära kuulata ja aidata, eks ju. Muidu me oleme kõik netis nagu mina, et nagu armastage, no see on tähtis, vaata, lähed Raekoja platsil hüüad, armastage kõiki, see on ka juba armastusakt, eks ju, ja ma räägin siin ka seal armastusakt, et täidan eetrit, ikkagi üritan nagu positiivse valguse poole püüdlemise meeleoluga täita.